Täna räägime rahust. Rahust, murede heitmisest ja siis kuidas hoida uks kuradile kinni. Ma toongi alguses kohe, on 3 viisi, kuidas peamist viisi, kuidas me võime avada kuradile ukse. See oli see, kui pastor Nancy oli oma nii-öelda teenistuse alguses ja Jumal ühel koosolekul ilmutas talle tegelikult keelte tõlgitsuse ja tõlgitsuse kaudu. Jumal ütles talle 3 peamist viisi, kuidas inimesed, kristlased võivad avada ukse vaenlasele. Need ei ole ainukesed viisid, need on 3 peamist viisi. Kuradil ise ei ole meie üle mitte mingit meelevalda, et see ei tähenda, et me oleme uuesti needuse all või et tal on mingisugust väge meie üle, aga me võime teha ukse talle lahti. See on see asi, et nii nagu Efesose 4:27 ütleb, et ärge andke maad kuradile. Et see on see, et me võime ise anda siis nende valede mõtete kaudu maad kuradile ja kuidas me siis seisime vastu, on see, et me vastasime nendele mõtetele Jumala sõnaga. Sest meid on vabastatud tegelikult ju needusest, meid on vabastatud vaimsest surmast, meid on vabastatud sellest patu ja needuse seadusest, et meil on eluvaimu käsk on meie üle. Ja need viisid on siis 3 peamist viisi. On need rahu kaotus, me kaotame rahu või astume rahust välja. Siis on Jumala plaanist kõrvale kaldumine ja tänu puudumine. Need on 3 peamist viisi, mitte ainukesed. Vaatame seda rahu kaotust esmalt, et me keskendume natukene sellele rohkem. Johannese 14:27 Jeesus on öelnud, et rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu, ega ärgu mingu araks. Mis rahu ta meile jättis? Jeesus jättis meile oma rahu, selle rahu, millega tema siin maa peal käis. Selle sama rahu ta andis meile, et see oleks meie oma. Aga me võime teinekord justkui kas rahu kaotada või siis tegelikult oleks õigem öelda rahust välja astuda. Sest tegelikult on rahu meis kogu aeg olemas. Kui me sündisime uuesti, on meie sees 9 vaimuvilja. Kas me oleme neid kastnud ja kasvatanud, on iseasi. See on meie ülesanne neid kasvada ja kasvatada, aga need on meis olemas ja rahu on üks neist. Ja me peaksime nendega tegelema nii, et nad hakkaksid meie elust välja paistma. Aga kui me teeme koostööd kuradi valedega ja tema mõtetega, siis me astume välja rahust, mis meile kuulub. Jeesus on meile andnud selle rahu. Teine asi oli see Jumala plaanist kõrvale kaldumine. Enne kui me sündisime, siis Jumalal oli plaan igaühe jaoks ja see on tema täiuslik tahe ja täiuslik plaan ja täiuslik kaitse igaühe jaoks. On see plaan, aga see plaan ei suru ennast ise peale, vaid me peame igatsema seda, tahtma seda, taotlema seda Jumala käest. Selles plaanis on meil täiuslik kaitse ja turvalisus, selles plaanis. Aga kui inimene triivib kaugemale sellest plaanist, siis ta triivib kaugemale Jumala täiusest ja täiuslikkusest enda jaoks, mis Jumalal on tema jaoks. Jumala plaaniga on seotud ka pikk iga. Nii et kui me lähme nii-öelda enda plaani pidi ja kaugemale Jumala plaanist, siis tegelikult läheme kaugemale ka pikast east, mis meile kuulub. Samamoodi läheme kaugemale jõukusest ja ka mõistlikust meelest, mis meile kuulub. Sest see kõik käib kaasas Jumala plaaniga. See suurepärasus, mis Jumal meie jaoks on valmis pandud, käib koos selle paketiga, tema plaaniga. Johannese
34 Jeesus ütleb, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mind on läkitanud ja lõpetan tema töö. King Jamesi tõlge ütleb roa asemel liha. Et minu liha on see. Ehk tegelikult minu toit on see. Jeesus oli seal, et teha Jumala tahtmist ja mitte ainult alustada Jumala tahtmist, vaid ka lõpetada see. Ja see oli see koht, mis tegelikult teda toitis, mis teda kindlustas, mis temale jõudu andis, oli oma isa tahtmise tegemine. Ja samamoodi, nii nagu roog, toit, liha on keha jaoks, on Jumala plaani täitmine meie jaoks, meie vaimse inimese jaoks, meie elude jaoks on Jumala plaani tegemine, sest see tegelikult tugevdab meid, kindlustab meid, kaitseb meid, toidab meid. Et me peaksime püsima kooskõlas Jumala plaani ja tahtega enda elu jaoks. Aga kui me kaldume sellest tahtest kõrvale, siis me avame vaenlasele ukse. Nii, ja siis oli kolmas oli tänutunde puudumine või tänu puudumine. Väga palju lauludes kirjutatakse seda, et tema kiitus on alati minu suus või minu huulil. Ehk ma kiidan kogu aeg, igal ajal, ma kiidan Jumalat. Kiitus on ka usukeel. Me väljendame oma usku kiites Jumalat. Kui me oleme millegi eest tänulikud Jumalale, siis me väljendame seda kiitusega. Me väljendame tänuga seda. Kui sa ei kiida, siis ehk ei usu tegelikult. Kiitusega väljendad sa jätkuvat usku. Sa vabastad jätkuvat usku selle asja üle, mille üle sa kiidad. Sa võid kiita kõige üle selle üle, et sa oled uus loodu, et sa oled vaimuga täidetud. Rahu eest võid anda kiitust Jumalale, rõõmu eest, tervise eest või elukoha eest või selle eest, et sul töö on. Igapäeva elementaarsete asjade eest. Sest mille eest me tänulikud ei ole, selle vaenlane varastab meilt. Sest üks asi, kuidas me tänulikud, me oleme tänulikud, siis me oleme valvsad, me oleme tähelepanelikud selle asja üle, mille eest me tänulikud oleme. Ma tänan tervise eest, siis tegelikult selle tänuga ma väljendan jätkuvat usku selle tervise üle ja samas ma justkui valvan seda oma tervist, olles tänulik. Sest kurat tahab tegelikult kõike seda sinult ära varastada, millega Jumal on sind õnnistanud, ükskõik mis see on. On see rahu, on see rõõm, on see tervis, on see finantsid. Ja kuidas me hoiame kinni sellest, millega Jumal meid on õnnistanud, on see, et me oleme tänulikud selle eest. Me täname teda jätkuvalt. Sest tasub meeles hoida, et see, mille eest me tänulikud ei ole, seda kurat tahab tulla varastama, tal on see kergem võimalus meilt ära võtta. Ja me oleme valvsad, kui me täname. Me oleme tähelepanelikud selles osas, kui me täname. Ja samamoodi me oleme vastuvõtja rollis, kui me oleme tänulikud. Ja kui me oleme tänulikud, siis sellega me hoiame ka kuradile ukse kinni, ta ei saa võtta ära meilt seda õnnistust, mille eest me Jumalat täname. Hebra 13:15 ütleb, viigem siis nüüd tema kaudu alati Jumalale kiitusohvrit, see on nende huulte vilja, kes tunnistavad oma nime. Laiendatud tõlge ütleb ka, ohverdagem siis tema kaudu igal ajal Jumalale kiitusohvrit, mis on nende huulte vili, mis tänuga tunnistavad, kiidavad ja ülistavad tema nime. Millal me viime või toome Jumalale seda tänuohvrit?
kogu aeg, alati. Alati tähendab siis, kui asjad on korras, siis kui asjad on hästi, siis kui asjad on rõõmsad ja ülesmäge, aga alati tähendab ka siis, kui asjad on justkui korrast ära, justkui siis, kui asjad justkui lagunevad või siis, kui on raske aeg. Alati tähendab seda. Me kiidame alati, igal ajahetkel. Ja mis on see huulte vili, mille me toome? See on kiitus ja tänu Jumalale. Kui me seda ei tee, võime avada ukse vaenlasele. Samuti on meil vaja, siin on see mõte veel, meil on vaja õppida elama valmisolekus. Jumala vaim juhib meid valmisolekusse, valmis mõtlema õigeid mõtteid ehk Jumala mõtteid, valmis rääkima välja õigeid sõnu, ususõnu. Valmis seda, et kui Jumala vaim paneb mingi teema sinu sisse, siis sa arendad seda. Ükskõik, on see rahu teema, on see armastuse teema, on see tervise teema, on see jõukuse teema. See ongi see valmisolek, sest meid on pandud pühaks ja mitte sabaks. Püha vaim ja Jumal tahavad, et me oleksime valmistatud nendeks asjadeks, mis meid ees seisavad. Ja vaatama, õppima selle käigus vaatama ka enda vaimu, sest meie vaimus on vastused, mitte meie peas. Tänutunde juurde on üks oluline nüanss, mida ma tahan öelda, on see, et mõnikord me taotleme justkui suuremaid õnnistusi, me tahame edasi minna ja pürgida edasi. Aga tänutunde puudumine ei too suuremaid õnnistusi. See on üks asi, mida tuleb õppida tegema, on tänulik olemas nende asjade eest, mis praegu on olemas. Jah, ma taotlen võib-olla suuremat õnnistust, aga ma olen Jumalale tänulik selle töö eest, mis mul praegu on. Ma olen tänulik Jumalale selle elamise eest, mis mul praegu on. Ma olen selle taseme eest Jumalale tänulik, kus ma praegu olen. Vaatame ühte lugu. Väga tuttav lugu kõigile. Markuse 5:25-34. Ja seal oli naine, kes oli 12 aastat olnud veritõves ja oli saanud palju kannatada mitme arsti all ning oli kulutanud kogu oma vara, ilma et ta oleks mingit abi saanud, kuna haigus oli läinud veel pahemaks. See oli kuulnud Jeesusest ja tuli rahva seast tema selja taha ja puudutas ta kuube, sest ta mõtles. Tegelikult on inglisekeelses tõlkes ja sest ta korduvalt ütles. Ma lugesin King Jamesi ja laiendatud tõlget, siis ühes nendes oli ta korduvalt, jätkas ütlemist. Eesti keeles on, sest ta mõtles. Kui ma aga puudutaksin tema riideid, saaksin ma terveks ja kohe kuivas tema vereläte ja ta tundis oma ihu vaevast terveks saanud olevat. Ka Jeesus tundis kohe iseeneses, et vägi temast oli väljunud. Pöördus ümber rahva seas ja küsis, kes puudutas mu riideid. Tema jüngrid ütlesid temale, sa näed, et rahvas rõhub su peale. Siit ka keerama. Nii rõhub su peale ja küsid, kes puudutas mind. Ent ta vaatas ümber, et näha, kes seda oli teinud. Siis lõi naine karpa ning värises, sest et ta teadis, mis temale oli sündinud. Ja tuli ning heitis maha tema ette ja ütles temale kogu tõe. Ja ta ütles naisele, tütar, sinu usk on sind aidanud. Sinu usk on sind aidanud. Ja nüüd ta ütles olulised sõnad. Mine rahuga ja ole terve oma vaevast. Ehk mine rahus. Ma tahan tuua laiendatud tõlke sellest 34. salmist, kus ta ütleb. Tütar, sinu usk, sinu usaldus ja lootus minusse, mis lähtub usust Jumalasse, on sulle tervise taastanud.
mine rahus ja ole jätkuvalt tervendatud ning vabastatud oma vaevavast ihulikust haigusest. Ehk mine rahus ja püsi terve ja terviklik oma vaevast. Püsi rahus, sest siis hoiad sa kinni oma tervisest. See oli see valem, püsi rahus ja sa hoiad kinni oma tervisest. Kui sa lähed välja rahust, astud välja rahust, on oht kaotada tervis. Jeesus tahtis, et see naine saaks terveks, aga ta tahtis samamoodi, et naine jätkaks tervises käimist, mitte ainult, et ta saaks selle tolleks hetkeks, vaid et ta püsivalt jätkaks ja ta ütles, mine rahus, hoia oma rahu. Oluline on see, kui me terveks saame, mida me teeme või kuhu me läheme. Jüngrid läksid tihti templisse. Mis me teeme Jumala sõnaga, mis me teeme oma kehaga, mis me teeme osadusega, mis me teeme mõtetega, kui me oleme terveks saanud. Tihti inimesed mõtlevad, et Jumal tegi mu terveks ja ma olengi terve eluaeg. Kurat tuleb varastama, hävitama, tappa kõike, millega Jumal on meid õnnistanud. Et on oluline mõelda sellele, mis me teeme pärast tervenemist, et seda kaitsta. Sest meil on vaja õppida kaitsma seda, mille me Jumalalt oleme saanud, et ta püsiks meie juures. Me kaotame rahu siis, kui me alistume millelegi, mis ei ole rahu. Millele me võime alistuda? On mure, kahtlus, hirm, ärevus. Need kõik pärinevad ühelt vaimult. See on hirmuvaim. Hirmuvaim on nende vanem. Nii murevanem kui kahtluse, ärevuse, hirmu. Nad avalduvad inimese elus erinevalt, aga pärinevad ühest kohast, hirmuvaimult. Et kui me seisame vastu hirmule, me seisame vastu murele, kahtlusele, ärevusele. Ja selleks tegelikult, et murele alistuda, me peame tegema midagi. Me astume välja oma rahust. Me ei saa käia mures ja rahus korraga. Selleks, et me murele alistuksime, me astume välja oma rahust. Aga samamoodi me võime tagasi astuda oma rahusse, aga enne me peame eemaldama oma elus selle, millele me enne alistusime. Ehk mure. Me vaatame, mida murega teha. Aga Jeesus näitas meile tegelikult siin maa peal elu jooksul, et on võimalik elada murevaba, kahtlusevaba elu. Tegelikult teda ju suruti igatepidi. Teda vaevati, aga tema läks läbi rahvamasside rahus ja ta ei lasknud mõjutada ega liigutada ega kõigutada sellest, mis tema ümber toimus. Ja meie saame samamoodi öelda sellele hirmuvaimule, et sa ei tule mu ellu Jeesuse nimel. Ma ei luba hirm varastada minult minu rahu. Mure, sa ei tule varastama minult seda, mida Jumal on mulle andnud. Jeesus on jätnud oma rahu. Ma ei luba varastada murel, kahtlusel, hirmul, ärevusel seda. Me õpime alistuma rahule, mis on meie sees kui üks vaimuviljadest. Nii, mul on siin Rooma 15.13, aga ma ei leia seda endal siit üles, seega see on lühikene salm. Rooma 15.13 ütleb, aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks rohkesti lootust pühavaimu väes. Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks rohkesti lootust pühavaimu väes. Rõõm, rahu ja usk on, mul on jälle kadunud see siin. Kuidas ma selle siit ära saan? Niimoodi. Nii, rõõm, rahu ja usk on kaaslased. Ehk kui sa oled usus, siis oled sa ka rahus ja rõõmus. Sinu vaimus, sinu südames
võib olla täiuslik rahu, olenemata sellest, mis su peas toimub või mis su ümber toimub. Me võime teada ka oma usutaset selle järgi, kas meie sees on rõõm ja rahu. Kui me toimetame enda usutaseme piires, siis meis on rõõm ja rahu, aga kui me ületame selle, näiteks usume midagi liiga palju, mis on hetkel meie jaoks liiga palju uskuda, siis kaob rõõm ära, rahu ära. See näitab, et me ei toimeta enam oma usu mõõdu piires, aga püha vaim tegutseb ja Jumal tegutseb alati meie usu mõõdu piires. Nad ei anna meile üle jõu käivaid asju, see on nagu usku ju kasvatatakse nagu musklit, eks ju, usk tuleb kuuldu Kristuse sõna kaudu. Et usku ma saan kasvatada, järjest tugevamaks teha. Ja see ongi meie ülesanne seda kasvatada ja ütleme, kasvatada seda usutaset ja usumõõtu, milles meil on turvaline opereerida. Näiteks, kui tuleb ootamatult vaja näiteks uskuda 5000 eurot, aga tundub, et praegult see usule käib üle jõu, siis peaks mõtlema, mis on see turvaline, kus on minu rõõm ja rahu säilib. Mida ma saaksin uskuda, kui me võtame näiteks, et see võiks olla mitte 5000 eurot, aga äkki ma suudan uskuda 1000 eurot, siis ma usun 5 korda 1000 eurot ja täidan selle vajaduse niimoodi. See võib olla ka väiksem summa, võib-olla see 500, aga siis seda rohkem sa hakid selle suure projekti nagu väikeseks, teed väikesteks tükkideks ja opereerid oma usu mõõdu piires, et sinu rahu ja rõõm säiliks, sest kui sul on rahu ja rõõm, siis sinu usk toimib ja sa saad tulemuse. Aga mida kurat tahab, on see, et me opereeriksime usumõõdust väljapoole, sest siis me ei saa tulemust, sest siis me tegelikult ei usu. Meil ei ole rahu ega rõõmu siis meie sees. Sest püha vaim ka juhatab meid meie usu põhjal, meie usu mõõdu põhjal, on nii, selle piires, mida meil on rõõm ja rahu uskuda. Me peame õppima järgima seda rahu, mis on meie südames. Kui meil on rahu midagi teha, siis tee seda. Kui sul on rahu midagi mitte teha, siis ära tee seda. See ongi see suund, on rahu suund. Eks see rada, mida võtta sul on rahu, see ongi sinu rada. Ehk rahu südames, püha vaim juhib rahu kaudu. Samamoodi on näiteks tervise suhtes uskumisega, et võib-olla pannakse mingi diagnoos, mis iganes see on. Ja see eeldaks näiteks operatsiooni. Ja kui sul on rahu minna operatsiooni tegema, siis tee seda. Kui sinu südames on rahu mitte minna, siis ära mine. Aga kui on lihtsalt see, et ma ei taha minna, siis see ei ole Jumala juhtimine, et ma ei taha minna. Mul peab olema rahu teha midagi või mitte teha midagi, sest püha vaim juhib rahu kaudu. See kehtib ka tervisega seoses. Me ei saa otsustada selle põhjal, mida me tahame ja kutsuda seda Jumala juhtimiseks. Ainult selle tõttu lihtsalt, et ma tahan. Või ma ei taha operatsioonile minna ja siis ütlen, Jumal juhtis, et ma ei läheks. Siis ei ole Jumala juhtimine, siis on see lihtsalt minu tahtmine. Vahet tuleb teha ka mõistuse ja südame rahu vahel. Ma toon siin Nancy enda loo, ta on hästi palju enda lugusid rääkinud just selleks, et näitlikustada seda, mida ta räägib. Tema ja ta abikaasa olid uskunud 8 aastat ühte elamist endale maja. Ja iga kord, kui maja uskumise projekt oli, siis see võttis tema abikaasa, see oli see nagu tema projekt, tema uskus. Aga ühel hetkel oli see, et Jumal rääkis Nancy'le, et nad olid elanud seal ühes majas 4 aastat, nad olid uskunud 8 aastat ja nad olid elanud juba 4 aastat selles majas, arvates, et see on nende pikaaegne kodu. Ja ühel hetkel Jumal hakkas tegelema temaga öeldes, et müü maha see, vahetage kodu ära. Ja see oli huvitav, et kui ta ütles, et tavaliselt on tema abikaasa see, kes tegeleb Jumal tegeleb maja vahetustega tema abikaasa kaudu, siis nüüd oli see Nancy enda südamesse tulnud
teadmine ja juhtimine. Sest et tal abikaasa ütles, et jah, mu sees on tunnistus, aga minu usk on nii paljude projektide peale välja pandud, et see on juba õhukeseks tõmmatud. Et see on sinu projekt, sina tegele. Aga mõlemil oli tunnistus sees. Ja Nancy ütles, et mis oli tema jaoks raske, oli see, et ta oli arvanud, et see on enda pikaaegne kodu ja peas oli hästi palju kahtlusi, hästi palju küsimusi oli peas. Kas müüa või mitte müüa, mida teha sellega? Ta ütles, et ta lausa päevi, ta muudkui keerutas need mõtted enda peas. Aga ta ütles, kõige huvitavam oli see, et kui ta sellele keskendus oma sisemuses, oli ta sees rahu, aga peas oli heitlus. Ja siis ta ütles Jumalale, et ta ütleski nii, et mu südames on rahu selle teemaga seoses, aga mu mõistus tõrgub. Ja ma ei tea tegelikult, mida teha. Mul ei ole selgust. Ja ta ütles, et ma lähen nüüd keeltes palvesse. Ja ta palvetas natukene ja siis Jumal ütles talle, et sa ütlesid, et su südames on rahu. Ta ütles, et jah, ütlesin. Ja sa ütlesid, et su mõistus on vaevatud. Ta ütles, et jah, mõistus on kahtlused. Jumal ütles, et aga see, mis su südames on, see rahu, see ongi selgus. Sa ei pea ootama mõistuse selgust, et alistuda sellele selgusele ja rahule, mis su südames on. Sest süda juhib. See rahu, mis on südames, see juhib. Et see võis kõlada temal nagu hästi vaimulikult niimoodi, et ma lähen veel palvetan. Aga see ei olnud õige. See ei olnud see juhtimine, millega Jumal juhtis mõistuse rahu. See ei olnud see, vaid Jumal juba oli andnud selguse tema südamesse. Võtta see rada, et müüa see maja ja osta uus. Et on oluline õppida vahet tegema mõistuse ja südame rahul ja laskma mõnikord ka selle mõistuse nii-öelda vaba käigu peale. Mõistus ei pea kõigest aru saama sel hetkel. Kui südames on rahu, siis mõistus võib tõrkuda ja ta ei pea aru saama. Sellest rahust tegelikult, et nõustuda selle rahuga, mis on südames. Tegelikult, mis seal siis oli, oligi see, et 6 kuud pärast uue kodu ostu läks Eedama Jumala juurde, taevasse koju. Ja Jumal ütles, et ma ei tahtnud, et see koorem sinu kanda jääks üksi, selle suure maja hooldamine. Et see oli see põhjus, ja ta enne ei avaldanud põhjust. Ta lihtsalt ütles, vahetage kodu ära. Ta ei avaldanud põhjust, miks. Aga 6 kuud hiljem siis selgus. Nii et tegelikult kui me jääme kuulama seda või ootama mõistuse selgust, et mingit teed võtta või mingit valikut teha, siis me võime mööda panna Jumala juhtimisest ja Jumala tarkusest ja Jumala tahtest enda elu jaoks. Sest te lähete välja rõõmuga ja teid juhitakse rahuga. King Jamesi tõlge, Jesaja 55:12. Sest te lähete välja rõõmuga ja teid juhitakse või juhatatakse rahuga. Rahu on see, mis tegelikult meid juhatab ja ütleb, et mis tee on õige ja mis tee mitte. See tee ongi õige, mille suhtes rahu on südames. Ja mõistlik meel pöörab rahule, mis on südames, tähelepanu. Just sellele rahule, mis on südames. Selles suunas liikuma, kuhu see rahu juhatab. Meil on vaja õppida usaldama seda rahu, mis on meie südames, mitte ootama mõistuse selgust. Sest rahu annab meile selle juhtimise ja mõistus ei pea kõigest aru saama. Kurat tahab tuua segadust meie meeltesse, et me paneksime mööda sellest, mida Jumal meile tahab. Kolossa 3:15, mul on jälle klassikaline laiendatud tõlge siin. Ja laske Kristuse rahu valitseda või tegutseda pidevalt vahekohtunikuna teie südametes
otsustades ja lõplikult lahendades kõik küsimused, mis teie meeltes tekivad selles rahulikus seisundis, milleks teid ka Kristuse ühe ihu liikmetena elama on kutsutud. Ja olge tänulikud, kiites alati Jumalat. Rahu on kohtunik, kes teeb lõpliku otsuse. Meil on vaja valvata seda rahu, mis on meie südames. Aga me ei peaks laskma erinevatel asjadel ka oma meelt rahutuks muuta. Sest meie meel võib, isegi kui ta aru ei saa, nõustuda rahuga, mis on meie vaimus. Ja sellisel juhul, kui me õpime alistuma sellele rahule, mis on meie vaimus, siis me suudame hoida ka oma meele nagu, ütleme, vaevavaba. Et see on see viis. Üks tuntud ja hea kirja kohta on Filippi 4:6. Siin algus on eestikeelne, Eesti piiblist. Ärge muretsege ühtegi, vaid laske kõiges. Ärge muretsege ühtegi. Mitte millegi pärast. Ärge muretsege ühtegi, vaid laske kõiges oma palumised, palve ja anumisega ühest tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja laiendatud tõlge ütleb ära muretse. Ega tunne ärevust mitte millegi pärast. Mitte millegi pärast. Ta ei jäta võimalust tunda muret ega ärevust. Ta ütleb mitte millegi pärast, vaid igas olukorras ja kõiges palve ja anumisega, kindlate soovidega koos tänuga, tehke oma vajadused Jumalale teatavaks. Ära muretse ühtegi, isegi siis, kui sa oled ise mööda pannud ja midagi nässu keeranud. See on see hetk, kus mõnikord minnakse Jumalast kaugemale, aga me peaksime Jumala juurde tulema, sest me vajame tema väge. Et taastada need asjad ja olukorrad, kui me oleme millestki mööda pannud ja hoidma sellega ukse kuradile kinni, kui me oleme meelt parandanud, et me enam ei tunne muret, sellepärast, et me oleme ise võib-olla midagi korraldanud. Ise millegagi hakkama saanud. Et siis ma ei muretse mitte millegi pärast. Sest tegelikult, mis see mure on? Tihti võetakse muret kui valikut. Mul on valida, kas ma muretsen või ei muretse, aga see ei ole meile valik. Piibel ütleb, ärge muretsege ühtegi. Muretsemine on seega patt. Patt on kõik see, mis Piibel ütleb, ära tee, aga meie teeme. Miks on oluline, et me ei muretseks, sest muretsemine peatab Jumala väe voolamise meie jaoks. Kurat teab seda. Sellepärast ta tahab tulla meie hinge tasandile, panna meie pähe igasuguseid mõtteid, muremõtteid, et me need vastu võtaksime. Ta teab, et sellega on Jumala vägi takistatud meie heaks. Aga Jumal ei taha, et me oleksime vaevatud sellest, mis murega kaasas käib. Ja ta ei taha, et see Jumala väe voolamine saaks takistatud. Seega ta ütleb, ärge muretsege. Siin kohas ei peaks mitte keegi endale armu andma, vaid vaatama väga tõsiselt enda sisse. Kas minus on muret? Sest mure on patt. Ja Jumal tahab säästa meid nendest raskustest või vaevadest, mis sellega kaasas käib, kui me muretseme. Samas on ka patu tegemine, et ei peaks patu tegema. Nii et igaüks peaks vaatama siis enda südamesse, et mis tema olukord on, kas temal on muret või mitte. Ja ise kohut mõistma enda üle. Aga Jumal ütleb, ärge muretsege. Ärge muretsege. Ei ole olukorda, mille pärast oleks vaja muretseda. Vaid me heidame kõik Jumala peale, kõik, iga olukorra. Ja anname Jumalale tänu, et tema toob lahendused.
heitke kõik, 1. Peetruse 5:7, heitke kõik, mitte osa muresid, et jätad osa enda peale, ise lahendada, oma lahendusi mõelda. Ta ütleb, heitke kõik oma mure, kelle peale? Jumala peale. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Mulle meeldib jällegi laiendatud klassikaline tõlge, mis ütleb, heitke kõik oma mured, ehk kõik oma hirm, ängistus, mured ja hool tema peale üks kord ja alatiseks, sest ta hoolitseb teie eest hellalt ja peab teie eest valvsalt hoolt. Ta tahab hoolt pidada, Jumal on suuteline hoolitsema meie eest. Ta hoolitseb su eest, kui sa annad oma mure tema peale, ta võtab selle ning tegeleb sellega. Kui sa annad selle tema kätte, siis ta tegeleb sellega. Kui sa annad oma mure tema kätte ja jätad selle sinna, mitte ei võta seda tagasi siis, kui tundub, et asi hakkab natukene laabuma juba. Ma nüüd võtan enda kätte. Ma hakkan nüüd ise lahendusi välja pakkuma. Vaid sa jätad selle nii kauaks Jumala kätte, kuni ta on selle lõplikult ära lahendanud. Kui sa muretsed, see tähendab, et sa oled selle enda kätte võtnud. Tagasi. Ta pead uuesti andma Jumala kätte selle. Sest kui sa hakkad muretsema, siis on see, et sa proovid tegelikult ise lahendust leida selle olukorrale. Tihti me ei suuda erinevatel olukordadel ise lahenduse leida, eriti kui see on mingi mure, eks ju, me olemegi mure ära andnud, heidame mure Jumala peale. Ja tema on suuteline hoidma, hoolitsema meie eest, on suuteline tegelema iga olukorraga, mis meie elus ette tuleb. Iga olukorraga, iga üksiku olukorraga Jumal on suuteline ja ta tahab sellega tegeleda. Sest ta hoolib meist. Ta tahab, et me annaksime ükskord ja alatiseks mure, et me ei võtaks seda tagasi enda kätte ega hakkaks ise lahendusi leidma sellele. Ta hoolitseb meie eest hellalt ja valvsalt. Et Jumala kätte anda iga mure, iga ärevus, ükskõik, mille pärast see on. On see tervise pärast, on see finantside pärast, on see mis iganes töö, kodu, pere, mis iganes asja pärast. Sest kui me näiteks ka muretseme kas või oma keha pärast või mingi tervise olukorra pärast, siis mure annab voli sümptomitel jääda, püsivalt, avalduda. Sest mure peatab Jumala väe liikumise. Ja kui ta ütleb, et ära muretse, siis see tuleb lasta lahti ka enda mõtetest. See tähendab, et sa ei keeruta neid mõtteid enam oma peas. Ja mis tähendab veel seda omakorda, et kui neid mõtteid enam oma peas ei keeruta, siis ei räägi ka suust välja neid asju. Eriti kui see on seotud mingi teemaga, mida keegi teinud on. Mingisugune justkui ülekohus või. Sa ei keeruta neid mõtteid oma peas ja sa ei räägi enam, sa ei aruta sel teemal. Sa oled andestanud, unustanud, sest mõistlik meel võtab Jumala mõtted ja kontrollib seda, mis ta suust välja räägib. Sest Jumal tahab meie eest hoolitseda, nagu siin ütleb. Ta tahab valvata meie üle ja hoolitseda meie eest kaastundlikult. Sest Jumal teab kõike, mis siin toimub. Ta näeb, ta teab, ta on kursis ja ta parandab ja ta seab kõik korda. Ja kui me jätame need olukorrad tema kätte, siis ta seab korda need nii, nagu me ei oleks seda ise osanud oodatagi. Sest tema on võimas Jumal ja üleloomulik Jumal. Ja ta tahab võimsasti aidata neid, kes tema peale loodavad. Ja aga mis siis juhtub, kui öösel tulevad need mõtted? Ärkad ülesse, hakkavad keerama peas, siis sa ütled, et aga ma andsin Jumalale need asjad. Jumal hoolitseb minu eest. See ei ole minu mure. Ma andsin Jumalale ja ma ei võta vastu seda muret. Ma ei võta vastad. Sa keeldud nendest mõtetest ja vastad nendele mõtetele Jumala sõnaga. Lähen korra tagasi siia. Üks huvitav nüanss on selle Filippi 4:6. Ta ütleb, ära muretse,
vaid ärge muretsege ühtegi, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Ta ütleb, ärge muretsege ja siis tehke oma palve teatavaks, ta ütleb selles järjekorras. Kui me sellest järjekorrast kinni ei pea ja lähme kohe palvesse, siis me tegelikult palvetame koos oma murega. Et tegelikult me ei rakenda oma usku, vaid me edastame Jumalale lihtsalt, me palvetame nagu murepalve. Murega koos. Mure, mis on maskeeritud palveks, on siiski mure. Et enne tuleb mure Jumalale üle anda. Enne, kui me läheme palvetame, enne, kui me anname Jumalale teada oma soovist, ma tegelen selle murega, ma annan mure enne ära. Ma ei maskeeri oma muret palveks. Et mõnikord on see, et ma räägin Jumalaga ja palvetan ju, aga tegelikult on see, mis ma teen, ma räägin oma muret või murest kantuna. Tegelikult on see, mis ma varasemalt olen välja öelnud, on sama asi, kui me palvetame hirmust kantuna. Et me teeme justkui, et oi, ma ei jää haigeks, palun Jumal, ma ei jää haigeks. See on hirm. See ei ole palve ja sellega ei ole usk seotud. Nii nagu hirm ja usk ei saa koos käia, ei saa ka mure ja usk koos käia. Enne tuleb mure ära anda Jumala kätte. Ja siis, kui see mure on kõrvaldatud, Jumala kätte ära antud, siis me saame vabastada oma usu. Ja palvetada siis seda, mida meil Jumalalt vaja on. Mis iganes see siis on, ma toon selle palve ja ühes tänuga. Annan Jumalale teatavaks teen. Kui sa palvetad ja ikka muretsed, siis tegelikult ei ole seda mure ära antud. Siis tuleb ikkagi pöörduda tagasi sinna algusesse, et ma ei muretse ühtegi, ma annan, nagu 1. Peetruse 5.7 ütles, heitke kõik oma mure. Ma enne heidan selle mure ära, et ma ei muretseks. Minus ei ole ärevust, minus ei ole muret. Ma heidan selle Jumala kätte, ma panen selle murekanali kinni ja siis ma saan vabastada oma usu ja anda Jumalale, teha Jumalale teatavaks see, mis minul vaja on. Usu läbi, rakendades usku. Et kui me lõpetame muretsemise, siis me saame hakata uskuma. Või see on ka vastupidi. Et kui me hakkame muretsema, siis see peatab meie uskumise. Aga püha vaim on meile abiks alati kõike tegema seda, mida Jumal tahab. See tundub mõnikord, et kuidas me suudaks seda, aga Jumal ei ole mitte midagi öelnud sellist meil teha, mida me ei suudaks. Ja meil on alati püha vaim, kes meid aitab, tuletab meelde, juhendab, suunab, et me suudaksime ja me suudame teha. Ma toon siia lõpetuseks, mismoodi me siis hoiaksime selle, et me ei avaks kuradilust, et mil viisil säilitame, hoiame oma rahu, kaitseme oma rahu, hoiame kinni Jumala plaanist enda elu jaoks. Me oleme tänulikud Jumalale nende asjade eest, millega ta meid juba praegu on õnnistanud ja seeläbi vabastame usku jätkuvalt, et nad ka meil püsiksid see õnnistus. Amen.